Hoi Mersu video proovib selle kardaani all ära kõigepealt esimese asjana. Seejärel tahaks ära proovida lihvida siit karika seest neid nurkasid, siis see pool telk siia ilusti külge sobiks. Seejärel vaatasin, et mootorit oleks vaja ikkagi saada mingi 5 senti allapoole, veel 3 senti, ma ei mäleta, ma pean uuesti üle vaatama. Aga siis hakkab ta vastu käima siia sillatalale. Nii et siit tuleb ka väike tükk välja lõigata. Märgin ära, laseb relaka sisse, eks siis tuleb ära keevitada korralik, mingid plaadid uuesti ette. Tööd jagub, hakkame pihta. Loodan, et ma mõtlesin õigesti. Okei, ponti keskelt lahti laskma. No nii. No, tundub, et kardaani pikkus sai õige. Läheb ilusti kokku. Natuke oli siin jäbimist. See asi natuke takistab. Ma ei tea, kas seda saab vähemaks teha või midagi. Aga üleüldiselt nagu toimib. Vaatan, see sai nüüd niimoodi täpselt lühemaks tehtud. Et see kardaani pukk jääb enam-vähem samasse kohta, kus see originaalgi oli. Originaal on siin lähedal. Ja nüüd ongi see asi, et kui 5 senti allapoole veel lasta, siis saab kardaani ilusti sirgeks, et praegu on siit näha, et ta läheb ülesse suunas. Tegelikult oleks hea, kui ta sirgem oleks. Siis on tekib vähem kadu siin kardaani ristis. Muidu kui ta nurga all, siis tekib tegelikult tagaratastes siuke ebaühtlane vedu, et ta mingi hetk käib kiiresti, siis ta käib aeglaselt, siis ta käib jälle kiiresti, siis ta käib aeglaselt. Kui siin oleks nii-öelda, tegelikult on olemas ka ju, kus öeldakse, püsikiirusliigendid. Ehk siis need on põhimõtteliselt samad, mis on veopalliliigendid. Ehk siis neil ei ole vahet, mis nurga all nad on, nad igal juhul käivad sama kiiresti, aga kardaani ristiga tekib see efekt, et mida suurema nurga all on, seda rohkem tekib seda mingi hetkelist kiirendust ja siis jälle ratas seisab, et kui ma driftida tahan, siis mul väga hea variant ei oleks see, kui rattad ebaühtsed käivad, et siis on vaja see kardaan võimalikult sirgeks ajada. Ja kui see kardaan on sirge, siis isegi see ristiga lahendus hoiab rattad väga ühtlaselt liikumises, et seda probleemi ei tohiks tekkida. Nüüd ma võtan selle silla uuesti alt ära, proovib need, võib-olla ma ei peagi alt võtma, ikka võtan alt ära, proovin need karikad ära lihvida, siis hakkan selle mootori alla laskmisega tegelema, et siin näha ka tegelikult, et kui 5 senti alla lasta, siis see kast ilusti hakkab siin natuke madalamal istuma, ta ei lähe nende äärte vastu enam, et praegu on oht tegelikult, et kui sõita, siis see kast hakkab mööda neid reilinguid siin ääres käima. Ja samuti, miks seda allapoole lasta? Praegusel hetkel on see kardaani muff, siis on plekiga peaaegu sama kõrge. Siin samamoodi vastu minemise oht, et kui nüüd see madalamale lasta, siis ilusti kaob see teema ära. Ja ma saan tegelikult selle originaalpleki tükki, mis ma välja lõiksin, selle saab siia tagasi keevitada. Jääb täpselt see originaal-lahendus tegelikult seda, et kõhu need sisudetailid, kui ma isegi tahaks teid tagasi panna, siis nad ilusti lähevad siia tagasi. Et sellega ei ole probleemi. Siis need tagarummudega mõtlesin ka, ma ei tea, nüüd ikka tuleb lasta võib-olla treida sellepärast, et mul oleks vaja ikkagi see originaalkässar ka tööle saada, kui ma tahaks ülevaatust saada näiteks. Et siis ma pean panema ju siia ka taha need käsipidur on siin taga sees. Minu arust need kettad siia rummu peale hetkel ei istu üldse läbimõõdult. Valetsin. Midagi tuleb igal juhul treida, kas keskava ümber treida või siis piduri kettal keskava ümber treida.
pooltelje otsa probleem lahenes lihtsamini, kui oleks võinud arvata. Pidin ma selle kinni keerama. Et siis Bemmi pooltelje otsa katte tõin maha. Asemel läks 210 otsa kate. No, suumi ära. Ja nüüd tulemuseks siis see ots istub otse sisse. Mingit vahet ei jää. Kõik toimib. Ja tundub, et ühe murega sai lihtsamalt lahenduse, kui oleks võinud arvata. Tuleb mõnikord lihtsalt natukene mõtteid mõlgutada enne, kui tegutsema hakata. Nüüd siis sinna ettepoole vist. Nii nagu jutt jäi. Ma pean nüüd vaatama üle, et kui ma 5 senti allapool lasen, et siit kuskilt midagi vastu ei hakka käima. Näiteks nagu roolivardad. Siin natuke ruumi on, aga mitte liiga palju. Peaks rattad korra välja keerama ja vaatama ka, et kui rattad kõik on välja keeratud asendis, kas siis ka mitte miski vastu ei lähe. Siis ma saan mõõta, palju allapoole saab lasta. Et üks asi on see, et sirgu saaks, teine asi on muidugi loomulikult ka see, et praegusel hetkel siis peale seda. Aga praegusel hetkel on kork, on õlikork. Siit saab õlikork on vastu kapotti. Iga sentimeeter, mis ma siit allapoole saan, tuleb ainult kasuks. Tegelikult mootor vist istub natuke tahapoole kaldu ka. Et kui saab allapoole lasta, siis võib-olla kasti tagumist otsa nii palju ei liigutagi, aga siis saab mootori sirgeks vähemalt. Ta ei ole mingi tahapoole kaldus. Muidu ju võib juhtuda siuke asi, et näiteks, no muidugi ta on nii vähe, aga et õli kätte saaks ilusti ja kõik muud asjad, et ma arvan, selle mootori allapoole laskmisel on igal juhul ainult kasut sees, mitte kahjud. Et lõikuma veits peab, aga see selleks. Mõõtsin ja uurisin ja puurisin ja lõpptulemus on see, et lõigata tegelikult ei saa midagi. Sellepärast, et praegu siis panin mingid suvalised asjad siia, et imiteerida madalamaid mootorikäppasid. Ja lasin siis nii madalaks, kui üldse saab, ehk siis kui rattad on välja pööratud, siis jääks siia väike vahe ka roolivardale. Ja siia vaevalt läheb praegu näpp vahele, nii et kui veel allapoole lasta, siis hakkab põhimõtteliselt see juba vastu käima. Nii et allapoole ei saagi minna. Praegusel hetkel tegelikult mootor isegi ei ole mitte kuskilt vastas, siin ilusti vahet sees. Niimoodi, et näpud lähevad vahele igale poole. Nii et sillad alla lõikumine jääb ära. Seda parem, et ongi vähem tööd. Et noh, ma ei tea, kui allapoole tahaks, peaks hakkama seda roolivarrast siin sättima veel, aga tundub liiga ulme. Esialgu prooviks niisama. Käigukasti lasin küll natuke allapoole, samamoodi. Ja nüüd tundub, et ilusti mahub seesama vana kate. Läksin ilusti peale. Et selles suhtes on sellega ka okei. Võiks ära mahtuda, ma loodan. Ma ei tea, tänaseks tõmban otsad kokku. Väga pikka videot saanud hetkel. Aga tellin ära nüüd need. Pole siiamaani tellinud. Tellin ära teise poole telje. Siis peaks veel tellima uued igast need kaikad. Sealt surub need puksid välja, siin on polud niikuinii asemele. Mis veel? Käiguvahetit oleks vaja. Seda õiget. Sest kui see õige käiguvahet oleks olemas, siis tuleb siia teha ka see käiguvahet soovastik. Seepärast, et on küll suht. Ütleme, nii ruumi on, aga mitte üle aru. Sellega tuleks enne tegeleda, kui see kuradi gaas või see tunnel uuesti kinni keevitada. Olekski vaja seda V202 õiget shifterit siis. See on olemas PRND, mina ei tea, kuni 1-ni välja ja peab olema see sport ja winter mode ka veel. See on see õige, mis selle off-geariga kokku läheb siis. Vot, tänaseks kõik. Ma arvan, video jätkub juba järgmiste klippidega siis, kui. Vaatan, äkki leian shifter. Ja mootori padjat tuleb teha siis mingitest, ma ei tea, hokilitritest või. Praegu panin mingid suvalised asjad siia. Sain siis õige shifteriga kätte. See on siis vana.
see on uus või uus-vana õige siis shifter, mis sobib off-gear'i kontrolleriga kokku. Vahe on siis selles, et see on täismehaaniline, mis tuli siis kutsika pealt originaal. Siin peale tagurdustule pistiku minu arust mitte midagi ei ole. Või see on ka ainult, see on vist ainult isegi valgustus. Et siin põhimõtteliselt ei ole ühtegi elektroonikjuppi, aga off-gear'il on ikkagi vaja teada, mis asendis siin need asjad on. Selle jaoks oli vajalik siis 10 pinniga shifterit, millel oleks kuni 4321 ja siis winter ja sport või mina ei tea, mis mode see on, see ka küljes, ühesõnaga õige asi. Tuli X-Talisest siis, jõudis suht kiirelt kohale, hind ei olnud ka konti murdev, Eestis niikuinii ühtegi leida ei olnud, nii et väga vahet ei ole. Suuruse poolest peaks olema täpselt sama suur kui originaal. Võib-olla nõks on kõrgem ja tegelikult vist ei ole ka, ma ei tea, no põhimõtteliselt on sama. Ja teine hea asi, mis on, et need kinnitusavad on täpselt samasugused, täpselt samas kohas. Et peaks olema nii-öelda straight fit, isegi see puitdekoor peaks kokku minema selle originaaliga. Võin proovida siin. Nii, näha on, augud klapivad enam-vähem. Nagu näha, siis sobib ilusti, kõrgus peaks ka õige olema. Praegu muidugi ei saa päris seda kontrollida, sest seda tunneli plekki ei ole endiselt. Aga see, kas ta sobib siia täpselt või natuke teist, puitdekoor natuke teine ikka. Aga noh, see on suht ükskõik. Võtan uuesti selle ajast. Nüüd siis oleks vaja see ühendus, ma lambiga olema. Nüüd oleks vaja siit see nii-öelda käiguvahetus ühendus ära teha, mis siis peab tulema sealt nurga tagant, kus iganes see on. Ilmselt siia vastu seda seina, sest siin on see kardaanipukk juba, ruumi liiga palju ei ole, aga siit maab mööda küll. Siit ilusti mööda ja siis siia külge. Et noh, siin ka on suht vähe ruumi tegelikult. Et võin siin mingi joonlaua peale panna, siis see on vaadata palju ruumi on, aga ma arvan, et see siis jääb siit. Kurat, ma ei tea, kummalt poolt teda panna lõpuks. Aga küll ma selle välja mõtlen. Ühesõnaga, ma arvan, et vist see koht peaks täpselt sama olema nagu sellel õigel kastil, mis see lõpuks külge läheb. Ma loodan. Noh, tegelikult idee poolest võiks selle koja ära vahetada juba ja panna selle originaalkasti või selle õige kastiga siis juba siia alla. Ja siis on kindel värk, et saab kõik hästi õigesse kohta, muidu on see, et teen ära ja siis pärast on ikka vale. Aga täna veel siis tahaks võtta uuesti silla alt ära, on kõik jupid olemas. Laseks ta relakaga puhtaks, värviks ära. Et siis saab tagasilla lõpuks juba igaveseks alla panna. Ei pea teda ära kiskuma siit rohkem. Noh, tagasilda alt ära ei saanudki. Võtsin hoopis ühe selle 201 kutsika siis kändmiku veel lahti. Siin olid kõik need vanad originaaljubinad küljes, puhasin ära. Ja ega täna rohkem ei jõuagi, et tõmban siia värvi peale. Sai enam puhtaks siin osades süvistustes on veel natuke sükest roostat sees, aga tegelikult on suht okei. Et lasen siia ilusa musta peale, enne katan ära mingid kohad, mis ei tohiks värviseks saada ja siis lasen värvi peale ja ma arvan, et ega sellega lõpetab ka. Et siis video lõppu värvin selle ära ja järgmine kord jätkan. Et siis selle kasti hoovastikuga vaatan, et sellele tihendid veel saaks ja igast muud hooldusvahendid, mis see vaja on, õli. Et see koda ära vahetada ja õige kast alla saaks. Ja siis hakkan tagasilda ülejäänud osasid ka siin remontima ja eks varsti võiks juba sõita küll. Aga tänaseks kõik. Davai,
tšau.